Miikael Raihelgaus, kes on seminari arendusjuht. Nii et teeme Miikaelile aplausi. Tere, head seminari sõbrad, austatud rektorid. Palju õnne sünnipäevaks. Kuna meil on ülikooli juubel, siis jagan mõtteid, väikseid tüüdi kristliku kõrghariduse ja heebrea tarkuse suhtest. Aga kõigepealt ma tahaksin alustada ühe küsimusega. Kas teil on hea mälu? Minul endal tõtt-öelda mitte. Vestluse, loengu või mõne raamatu üldist mõtet suudan küll meelde jätta, aga nimede, kuupäevade ja mõne tabava lause sõnastusega on palju keerulisemad lood. See tõik on muidugi äärmiselt kahetsusväärne, sest et ma olen kasvanud üles traditsioonilises baptisti koguduses ja seetõttu mul ei ole elus suuremat rõõmu, kui mõnele eksinud vennale või õele teoloogilises vaidluses ühe asjakohase piiblisalmiga ära panna. Viletsa mälu tõttu ei suuda ma siiski alati vajaliku kirja kohta meenutada. Mu kitsikust ei leevenda tõsiasi, et olen tegelikult suurem osa oma elust lugenud piiblit vene keeles ja nõnda muutab see ärapanemise protsess eriti kohmakaks. Sest et mul tuleb meelde see üksik märksõna Paulusest ja see on vene keeles, ma pean hakkama guugeldama, mis kirja koht see oli, siis minema tagasi eestikeelsesse piibliäppi ja lootma, et minu idee on säilinud ka eestikeelses tõlkes. Päris raske. Aga vahel siiski on nii, et read jäävad meelde esimese lugemisega. Ja nii oli näiteks ühe Doris Kareva luuletusega. Kas vabadus on siis, kui kõike võib, või hoopis siis, kui midagi ei pruugi? Kas tõde see on, mida teavad kõik, või mida keegi lahti ajal ei muugi? Mulle tundub, et väga laia pintsliga maalides võib öelda, et see luuletus iseloomustab globaalsel teoloogia maastikul eksisteerivat vastasseisu, mis aeg-ajalt kristalliseerub ka kohalike väljaannete veergudel. Mainitud debatti võib pealkirjastada erinevatel viisidel. Nimetatagu seda teoreetikute ja praktikute, maailmameelest tarkade ja maailmameelest narride või hoopis fundamentalistide ja kontekstitundlike vastuseisust. Sõltumata meie isiklikusest positsioonist saame kõik aru, milliste ideede vahekorrast jutt käib ja ükskõik kuidas me ei prooviks seda ka kaardistada, alati jääb sellesse pealkirja sisse üks või teine hinnang. Ühel pool on need, kes leiavad, et vabadus on siis, kui kõike võib. Nende professionaalse kreedo keskmes on akadeemilise vabaduse printsiip. Nad ei lähtu oma uurimistööst mingitest selgesõnaliselt ette antud teoloogilistest põhimõtetest ja nende meetodid ei pruugi näidata uurimisobjektide, see tähendab piibli ja kristliku traditsiooni suhtes erilist pieteeti. Olgu mainitud, et viimane tõik ei välista siiski tugevat isiklikku usku. Ehkki akadeemilise teoloogia, piibliteaduse, kiriku ajaloo ja muude kristlust puudutavate ülikoolidistsipliinidega tegelemine nõuab sageli väga põhjalikku ettevalmistust. Eeldatakse siiski, et tõde on miski, mida teavad kõik. Ligipääs tõele sõltub üksnes indiviidi isiklikust huvist valdkonna vastu, mitte kogukonda kuulumisest või pühavaimu tööst. Tuleb taas möönda, et siinses kontekstis ei pruugi tõe mõiste olla lihtne ega ühene. Postuleeritakse üksnes seda, et tõde on kõigile võrdsetel alustel kättesaadav. Teisel pool on inimesed, kes eelistavad öelda apostel Pauluse kombel, kui söök viib kiusatusse mu venna, siis ma enam kunagi ei söö liha. Akadeemiline vabadus on nende jaoks pigem tinglik väärtus, mis peab olema allutatud õigele doktriinile. Tõde on eksklusiivne, miski, mida keegi lahti ajal ei muugi, vähemalt mitte iseseisvalt. Tõde on enne kõige ka ilmutuslik, mistõttu on kogukonna tunnetus ja tava kindlamad kriteeriumid selle tuvastamiseks kui teaduslik debatt.
Argumendid, olgu need kuidas leidlikud, võivad meid viimselt alt vedada. Eelkirjeldatud vastasseisus on lihtne ühe osapoole kaevikusse hüpata ja sealt hakata teise suunas verbaalseid granaate pilduda. Sildistades neid siis fundamentalistideks või liberaalideks või targutavateks relativistideks või tagurlikeks ignorantideks. Mulle siiski tundub, et niisugune strateegia ei vii meid kuigi kaugele. Oma mullis isoleerituna on nii rangelt akadeemilisel kui ka üksnes vaimulikku tunnetust rõhutaval lähenemisel tõsised puudujääkid. Nii on näiteks õigeusu teoloog John Bear kritiseerinud fragmentaarsust, milleni on viinud ajaloolis-kriitilise meetodi domineerimine akadeemilises arutelus. Hilismodernne vaim püüab taandada piibliteaduse kontekstide ja redaktsiooni ajaloo kinnisideelisele kaardistamisele. Õilses katses jõuda autori algupärase mõtteni hävitatakse teksti relevantsus. Selle asemel, et küsida, mida üks või teine kirjakoht tähendab, küsitakse, mida see tähendas. Analoogilist tendentsi võib täheldada ka patristikas. Elavast suhtlemisest kirikuisadega saab fikseeritud doktriinide kujunemisloo dokumenteerimine, kusjuures tähelepanu pööratakse aina enam teoloogia küsimustelt nendele küsimustele, mis kuuluvad laiemasse hilisantiigi uuringute valdkonda. Nende protsesside taustal saab süstemaatikast jällegi aina isoleeritum valdkond, mis tegeleb aina enam omaenda metodoloogiaga. Rõhutan üle, et Beer ei rünnanud nende loetletud distsipliine kui selliseid, vaid ainult teatud tendentsi nende distsipliinide sees. Akadeemilisel teoloogial on kahtlemata suur väärtus ja ka ajaloolisest meetodist juhinduv hääl on täiesti kuulamist väärt. Kui aga tahame, et teoloogia püsiks ka kogudusliku elu orgaanilise osana, vajame midagi veel. Selge, et Beeri tähelepanekud puudutavad enne kõike sekulaarsetes ülikoolides tehtavat tööd, aga ka usulistel haridusasutustel on oma probleemid. Nii on mõned evangelikaalsed teoloogid toonud välja Ameerika evangelikaalide seas laialt levinud hirmu, et korralik haridus võib avaldada laastavat mõju usule. Veendumused, seminarid või usulised õppeasutused peavad varjama oma tudengeid ohtlike mõtlejate eest ja järgima oma uurimistöös järelduste doktrinaalset puhtust, on viinud olukorrani, kus paljud kristlased ei ole võimelised vastama 21. sajandi intellektuaalsetele väljakutsetele, B, hariduslik protsess ei ole enam iseloomustatav terminiga tõe otsimine. Hullematel juhtudel on see patoloogiline hirm mõtlemise eest viinud täieliku võimetuseni suhestuda ümbritseva kultuuriga ja kohati ka teaduslike tõdede eiramiseni. Beeri ja nende evangelikaalsete teoloogide analüüsi üksikasjadele võib muidugi vastu vaielda. Et isegi siis, kui me ei nõustu nende hetkeseisu kirjeldusega, tuleb nentida, et see pingeväli, mis nende kriitika taga seisab, ulatub palju sügavamale ajalukku, peegeldades eri arusaamu tarkuse mõistest kristliku traditsiooni sees. Erinevaid tarkuse kontseptsioone on tänuväärselt kaardistanud professor Paul Fides, kelle teoloogiale ma tahaksingi täna natuke pikemalt peatuda. Ja nüüd tuleb rodu võõrsõnadest. Põhilised terminid, mida Paul Fides kasutab, on scientia, sophia või selle ladinakeelne vaste sapientia ja phronesis. Scientia tähendab siinses kontekstis Jumala tundmaõppimise meetodid, mis seostub enne kõike 12. sajandi ülikoolide tekkega Euroopas. Tähtsal kohal on scientia puhul loogika ja mõistuslik analüüs. Scientia kantsiks on auditoorium ja selle põhiline meetod on väitlus. Võib öelda, et scientia küsib enne kõike, mida me võime teada Jumala kohta,
kuidas saame temast õigesti rääkida. Nagu nimigi viitab, peituvad ka uusaja teaduse juured just nimelt selles scientia tarkuses. Sofia või sapientia, nagu seda on sageli lääne traditsioonis nimetatud, tähistab teadlikkust viimsest reaalsusest, mis on kristlaste jaoks loomulikult Jumalas. Ehkki Sofia ei välista mõistuse rakendamist, on selle peamiseks meetodiks pigem usuline sisevaatlus või mõtisklev süvenemine. Sofia huvitub enam Jumala enda tundmisest ega lahuta teadmisi Jumala kohta Jumala armastamisest. Sofia sapientia traditsioon taotleb seda müstilist Jumala tarkust, mis on apostel Pauluse sõnul avaldanud Kristuses ja mõjutab usklikke pühavaimu töö kaudu. Sapientiat on sageli vastandatud scientiale, kuid niisugune vastandus ei ole alati kuigi orgaaniline. Ka kõige arhetüüpsemalt scientia esindajad Aquino Toomaselt me võime leida tegelikult väga tugevaid sapientia motiive. Ometi tuleb nentida, et võib-olla sellises kaasaegses vabakiriklikus maailmas ei ole see scientia polaarsus sugugi kadunud. Meie ülesanne on seda lõhet ületada ja ma loodan, et Fidese tarkuse mudel, mida ma tutvustan, saab siin puhul aidata. Ent eelnevalt me peame tutvuma veel ühe tarkuse liigiga. Phronesis on termin Aristotelese Nikomachose eetikast, mis tähistab praktilise tarkuse kõrgeimat vormi. Siinjuures ei peeta praktilise tarkuse all seda, kuidas odavaid autorehve saada või kuidas head kooki küpsetada, vaid õigete moraalsete otsuste langetamise võimet, oskust rakendada oma andeid ja voorusi reaalelulistes situatsioonides. Mõtleme korraks näiteks arstiameti peale. Arstil on vaja omajagu tehnilisi teadmisi. Ta peab olema kursis viimaste teadusuuringutega, et määrata oma patsiendile tema sümptomitest lähtuvalt statistilises mõttes parim ravim. Kuid arst vajab ka praktilist tarkust, phronesist. Siis, kui ta oma patsiendiga suhtleb, temaga koos erinevaid stsenaariume läbi kaalub ja lõpuks otsustab, mis on siis see lahendus, mis on ka viimses mõttes parim. Selle asemel, et vastandada ühte tarkuse vormi teistele, Fides pakub tulla tagasi juudi tarkuse kirjanduse juurde, kus kõiki neid võetakse tõsiselt. Hebrea hohma on tema arvates viis tuua harmoonia empiirilise teadmuse, müstilise jumalatunnetuse ja kaasava eluhoiaku vahel. Võib öelda, et juudi tarkus on see, mis lepitab scientia ja sapientia läbi phronesise. Aga kuidas ta seda teeb? Kõigepealt tuleb täheldada, et tarkuse kirjandusest me leiame üllatavalt optimistliku hinnangu inimese õppimis- ja mõtlemisvõimele. Kui prohvetid enamasti kutsuvad issanda sõna kuulama ja visuaalsed kogemused piirduvad üleloomulike Jumalalt saadud nägemustega, siis õpetussõnad ütlevad meile Tanel Padari kombel, võta aega veidi ringi vaadata. Mine sipelga juurde, vaatle tema viise ja saa targaks, soovitatakse näiteks 6. peatükis. Ja nägin kogenematute seast, märkasin poiste hulgast arutut noormeest, kirjutab tark 7. peatükis võõra naise juurde kõndiva noormehe kohta. Kui näed meest, kes iseennasi silmis on tark, siis on albil enam lootust kui temal, hoiatatakse 26. peatükis. Need on vaid üksikud näited, aga kõigis neis mängib nägemismeel olulist rolli. Esimesel juhul on looduse vaatlemine targaks saamise meetod. Teisel juhul osutub see arutu noormehe nägemine targa elupõhimõtte sõnastamise käivitajaks. 3. salm julgustab kasutama oma nägemismeelt õigete hinnangutel langetamisel. Kõik need kirjakohad motiveerivad silmi avatuna hoidma, tunnistades empiirilist vaatlust väärtusliku vahendina
tarkuse omandamisel ja selle rakendamisel. Veel enam, kui me õpetussõnu loeme, siis paneme üsna kiiresti tähele, et suure osa raamatust moodustavad õpetlikud laused, mis ei näi apelleerivad mingile üleloomulikule ilmutusele, vaid lihtsalt esitavad tarkade tähelepanekuid elu toimimismehhanismide kohta. Näiteks võib tuua 16. peatüki 8. salmi. Uhkus on enne langust ja kõrkus enne komistust. Väga lakooniline. Järgmine näide on vormilt nii-öelda veelgi teaduslikum. Kes alustab tüli, päästab otse kui vee valla. Seepärast jäta järele, enne kui puhkeb riid. Me näeme, et siin luuakse analoogia mingisuguse elulise põhimõtte ja täheldatud loodusnähtuse vahel. Eeltoodud kirjakohad on muidugi kõigest illustratiivsed. Kui te loete 29. peatükini, siis te näete, et tegelikult sarnaseid lauseid, sama põhimõtet järgivaid lauseid on seal väga-väga palju. Nagu juba ütlesin, kõik need eeldavad optimistlikku hoiakud inimese õppimisvõime suhtes. Maailm avab ennast meie pilgule. Suur osa tarkusest on juba algusest peale kättesaadav. Tuleb lihtsalt ümbritsevat tähelepanelikult uurida ja oma kogemuse üle hoolikalt reflekteerida. Viimane aga ei tähenda seda, et inimene suudaks kõigeni oma peaga jõuda. Õpetussõnad tunnistavad väga avameelselt ka inimese tarkuse piiratust. Meenutagem kas või poeetilist lõiku 30. peatükist. 3 asja on mulle väga imelised. Jah, 4 on, mida ma ei mõista. Kotkatee taeva all, maotee kalju peal, laevatee keset merd ja mehetee neitsi juurde. Elus on hulgaliselt asju, mis ei allu meie kontrollile. Kui mõistlikult inimene ka ei käituks, leidub valdkondi, kus reeglite järgimine ei saa täie õigusega meile edu garanteerida. Nõnda on õpetussõnade kohaselt õnne saavutamine, õige naise leidmine ja näiteks sõjalise lahingu võitmine viimselt Jumala kätes. Siit ei tohi aga järeldada, et Jumal esineks pelgalt mingisuguse inimese teadmise lünkade täitena. Fides täheldab, et õpetussõnade raamatus on hulgaliselt niinimetatud kaksikkirjakohti, kus üks salm edastab siis mingit elutarkust sekulaarses vormis ja ma ei mõtle siin sekulaarsust 21. sajandi kontekstis, vaid lihtsalt seda, et seal ei viidata otseselt Jumalale või mingile usulisele temaatikale. Aga siis on ka teine pool, mis avab Jumala inimese suhet selle sama valdkonna piires. Näiteks, kui õpetussõnad kõnelevad tuleviku planeerimisest, siis 15. peatükist me leiame sellise lihtsa rusika reegli, millega võib nõustuda ka täiesti usukauge inimene. Nõupidamiseta nurjavad kavatsused, aga lähevad korda paljude nõuandjate abiga. Lihtne. Küsi teistelt nõu. 16. peatükk aga täiendab eelnevalt salmi soovitusega, mis ei tohi enam mingil juhul alt vedada. Veereta oma tööd issanda peale, siis su kavatsused lähevad korda. Siis on veel üks kaksik, mis mulle kui statistikatudengile pakub erilist huvi, sest et see kõneleb nimelt juhuslikkusest. Sekulaarne tarkuse tera ütleb, liisk lõpetab tülid ja otsustab vägevate vahel. Ma ei tea, kui sageli see paika peab. Kas liisk lõpetab tülid? Võib-olla vahel jah, vahel mitte, eks ole. Aga sellel põhimõttel on ka teoloogiline täiend, mis esineb hoopis 16. peatükkis. Liisku heidetakse 6 hõlmast, aga selle otsus on issandalt. Muide, üks kõrvalepõige nendele, kellele meeldib tuletada piiblist erinevaid teaduslikke fakte. Mulle tundub, et see salm lahendab aastakümneid kestnud debatti peiese ja frekventistliku statistika vahel. Nimelt ütleb see väga selgelt, et juhuslike katsete tulemused ei ole tegelikult üldse juhuslikud, nad on ette määratud ja ma annan oma teaduskonna kolleegidele edasi arvatavasti. Nagu ka muuhulgas 1. kuningate raamatu 7. peatükk, seal on öeldud, et arv pi on täpselt võrdne 3-ga, seega veel üks matemaatiline fakt. Aga see selleks.
Tuleme teema juurde tagasi. Me nägime, et õpetussõnade kohaselt maailm on ennast avav. Aga samas ta on ka ennustamatult kompleksne ja inimese meeltele allumatu. Siinjuures tuleb rõhutada, et tarkuse kirjandus ei põhjenda meie piiratust maailma puudulikkusega ega väide, et tõde paisneb kuskil seal kaugel kupli taga platoonilises reaalsuses. Vastupidi, meie piiratus tuleneb maailma mõõtmatust rikkusest ja mitmekesisusest. Sellest, et me ei suuda lõpuni hoomata teise inimese südant, ajaloo kulgu või isegi mõningaid looduslikke protsesse. Jumal ei asetsa kuskil seal kaugel kupli taga, vaid ta on keegi, kes suudab hõlmata ja korraldada kogu seda mõõtmatut mitmekesisust. Kõige tabavamalt kinnitab seda Hiobi raamatu 28. peatükk, mida tuntakse ka tarkuse mõistatuse nime all. Kust tuleb siis tarkus ja kus on arukuse asupaik, küsitakse selles luuletuses. Seda ei tea inimene, kes ometi suudab oma tänu oma nutikusele mägedesse tunneleid uuristada ja kaevandada sealt sapfiire ning kulda, mida ei kotkad ega uhked lõvid ei näe. Ka merel ja sügavusel pole õrna aimugi. Kadupaik ja surm ütlevad, meie kõrvus on sellest tarkusest ainult kuuldus. Aga Jumal, tema tunneb teed sinna ja tema teab selle asupaika, sest tema ulatub vaatama maa äärteni. Ent vaatamata sellele, et Jumalal on erinevat meist kogu teadmuse täius, ei ole jumalik tarkus kuidagi olemuslikult erinev inimese tarkusest. On vaid üks tarkus. Paradoksaalsel kombel Jumal on siin koos meiega uurija rollis. Me loeme, et ta andis vihmale seaduse ja kõuepilvele tee, siis ta nägi seda tarkust ja seletas, valmistas ja uuris ta läbi. Seetõttu ei pea ka meie oma piiratuse tõttu meeleheitesse langema, vaid saame tunnistada maailma keerukust ja ulatuda teadmatusse läbi Jumala kartlikkusse. Nagu öeldakse mõistatuse viimases salmis. Vaata, issanda kartus, see on tarkus ja hoidumine kurjast on arukus. Seni meil oli selline poeetiline sketš tarkuse tunnetluslikust ja uurimuslikust aspektist, mis korreleeruvad siis vastavalt scientia ja sapientia mõistetega. Et meil on veel see phronesis, praktiline tarkus, millest me alguses rääkisime. Ja see esineb Fidese teoloogias siis nende kahe eelneva scientia ja sapientia siduval lülina. Praktilise või osaleva tarkuse toime illustreerimiseks viitab ta õpetussõnade 8. peatükile. Seal on laul Jumala personifitseeritud tarkusest ja Paul Fides nimetab teda leeditarkuseks, sest et teda kujutatakse voorusliku ja veetleva naisena, kes ei karda tolmu ega rahvamasse, võtab aset küngastel tee ääres, teelahkmetel, istub väravate kõrval, linna sissekäigus, seal, kus ustest sisse minnakse. Ta otsib usalduslikku suhet inimesega. Kutsub teda oma kooli, et jagada oma mõistust ja nõu. Ent samas on ta kas Jumalaga aegade algusest saati. Kui tema valmistas taevad, olin mina seal. Siis olin mina tema kõrval kui lemmiklaps. Olin päevast päeva temale rõõmuks, mängisin igal ajal tema ees. Mängisin tema maailma maa peal ja tundsin rõõmu inimlastest, kuulutab leeditarkus. Niisiis, hohma on korraga printsiip,
mis juhendab ja õpetab, aga ka keegi, kes on täielikult kaasatud Jumala loodu täiusesse. Leedi tarkus kutsub kuulama ja teoretiseerima, aga ka päris suhteid looma ja päris elu elama. Aeg on piiratud ja raamat, mille põhjal ma oma ettekande valmistasin, seal on umbes 400 lehekülge, ma võiksin sellest rääkida veel pikalt. Paraku olen jõudnud oma ettekande lõppu, ei kavatse teid nii pikalt piinata. Ma ei oma illusioone selle osas, kuidas mul õnnestus selle kõne jooksul alguses püstitatud probleemidele vastata. Ilmselt tänane arutelu jääb liiga hägusaks, et lahendada tegelikult need väga praktilisi väljakutseid, mis kristliku hariduse sihtide ja vormi määramisel esile kerkivad. Aga ma väga loodan, et oma ülevaatega Paul Fidese ideedest suutsin vähemalt skitseerida ühe raamistiku, mis võimaldab mõelda teoloogia õppimisest ja loomisest natuke värskemal moel. Ehk aitab ka see, kui püüan lõpetuseks tarkuse kirjandusest inspireeritud 3 põhimõtet nüüd võimalikult konkreetselt üle korrata. Esiteks, õpetussõnad julgustavad meid uurimistööga tegelema. Refleksioon ja mõistuslik analüüs viivad kasulike tulemusteni ka teoloogia valdkonnas. Teiseks, tuleb tunnistada maailma keerukust. Hea teadus viib meid alati paljususeni, mida me ei suuda hoomata. Vastus ei peitu aga eneseisolatsioonis, vaid Jumala kartlikkuses. Kolmandaks, Jumala kartlikkus ja neid teoreetilisi teadmisi saab elada välja vaid looduse ja päris inimestega suhestudes. Võtkem siinkohal eeskuju Leedi tarkusest. Ja see ongi mu soov tänase juubeli puhul meie seminarile ja kõigile meie seminari sõpradele. Palju õnne ning palju tarkust!